Eelmisel aastal Tallinnas avatud Groove'i keskuse omanik plaanib selle juba novembri algusest sulgeda, sest kulutused hoone ülalpidamisele on liialt kõrged. Kuna tegemist on sisetingimustes tegutseva skatepargiga, loodab seal tegutsev Eesti Tänavaspordiliit Tallinna linna toele, kuid linn teeb otsuse alles peale seda, kui keskuse omanik on esitanud tulevikuks korraliku äriplaani. Meil on väga positiivne uudis, nimelt otsustas Tallinna linn Groove'i keskust toetada ning uksed jäävad avatuks ka edaspidiselt. Groove'i keskuse juhtimise võtab üle Eesti Tänavaspordiliit ning me püüame siis üheskoos keskusesse taas kord elu sisse tuua. Omalt poolt tahaksime tänada väga Groove'i keskuse omanikke, kes selle keskuse üldse on ehitanud ning meile kõigile selle võimaluse andnud. Samuti tahame tänada väga tugevasti Tallinna linna ning Spordi- ja Noorsooametit, kes leidsid, et seda kohta on meil noortel kõikidel vaja. Siis special thanks ka meie sponsoritele, Vansile, Sportlandile ning Social Media Solutionsile. Aitäh teile kõigile, et sõna annaks üle meie keskuse tegevjuhile Lauri Meile, kes siis räägib, mis me selles keskuses täpsemalt teeme. Tšau, ma olen Lauri, ma olen siis Groove'i tegevjuht nüüd ja ma võin teile rääkida paari sõnaga, mis me siin tegema hakkame. Et nüüd, kui linn annab meile kõik selle toetuse ja Tänavaspordiliit on abiks ning kõik muud sponsorid ja kõik inimesed, kes vähegi saavad, on abiks, siis me võime öelda, et saame muuta selle elu siin oluliselt lahedamaks, kui ta on olnud ja palju kodusemaks ja mõnusamaks. Selle ruumi siin siis asendame kõigi need mängud, võtame ära, paneme siia pooli sisse. Et pool on ju ikkagi rulatamisele kõige südamelähedasem asi ja Eestis siis nii-öelda ainukene. Kõik mängud lähevad ülesse korrusele. See pole ainus asi, avame üleval jälle selle kohviku. Siit saab koha pealt süüa, juua, sünnipäevade jaoks tellida ja põhimõtteliselt nüüd ei ole absoluutselt tarvis enam kodust kaasa midagi võtta, et saate kõik koha pealt kätte.